Hammaste eemaldamise põhjused võivad olla väga erinevad. Näiteks, kui hambas on liiga suur hambaauk ja hammast ei ole võimalik enam taastada, siis tavaliselt kuulub see hammase eemaldamisele. Või kui juurepõletik hamba all on arenenud nii kaugel, et see kahjustab juba kõrval olevaid hambaid ja luud, ja kui see enam ei allu ravile, siis kahjuks tuleb ka hammas eemaldada. Kui igemepõletik on arenenud nii kaugel, et hammas muutub liikuvaks, teda ei saa enam stabiliseerida, siis samuti selline hammas kuulub eemaldamisele. Siis on meil veel näiteks tarkuse hambad, mida siis eemaldatakse, kui tarkuse hamba kasvamine põhjustab põletikku, patsiendile valu, kui tarkuse hambad ei mahu suhu, kui nad kasvavad viltu ja suruvad nii kõrval olevaid hambaid, et on ohtlikud neile. Ka vahest ka ortodontilistel näidustustel tuleb täiesti terve hammas suust eemaldada, et ülejäänud hambad saaksid suus sirgelt paikneda. Kui hammas on eemaldatud, siis tuleks mõelda hamba asendamisele. Ehk siis võtta ühendust oma hambaarstiga, pane aeg, konsulteeri, mis on sinu jaoks kõige sobivamad variandid. Et ideaalis võiks ikkagi eemaldatud hamba juba 6 kuu möödudes asendada. See on väga levinud mure ja küsimus. Tänapäeval hamba eemaldamine ei ole enam valus, kuna kasutatakse ikkagi tänapäevaseid meetodeid ja tuimestust. Tänapäevased tuimestused on väga ohutud, neid saab alati lisada, kui selleks on vajadust. Inimene peaks tundma ainult kerget survet ja liikumist, mitte midagi muud. Kui kaotatud on üks esihammastest, ma arvan, siis ei kahtle keegi, et hammas oleks vaja asendada. Kui meil on puudu tagahammas, siis lükatakse tihti hamba asendamist edasi. Kui hammas on puudu, hakkab meie suu füüsiliselt muutuma. Et need muutused küll on pikaajalised, aga nad on püsivad. Eemaldatud hamba piirkonnas hakkab luu taanduma, hambad võivad nihkuda, ehk siis kõrvalhambad võivad nihkuda puuduva hamba poole, ülemine või alumine vastashammas hakkab siis nihkuma tühja koha poole. Samuti häirub mälumisfunktsioon. Inimene tihtilugu hakkab sööma vastassuu poolega, mis siis võib põhjustada mälumislihaste ja alalõua liigese ülekoormust. Ja samuti pikaajaliselt võib muutuda isegi näo sümmeetria. Puuduv hammas tuleks võimalikult kiiresti asendada, soovitavalt siis ikkagi 6 kuu jooksul pärast hamba eemaldamist. Et kuna hammas ei ole ainult iluasi meil suus, vaid on osa kogu suu ja lõualuusüsteemist, et siis vältida tulevikus tekkivaid hambumusprobleeme. Hamba asendamiseks on mitmeid viise, et sobiv variant valitakse siis arsti ja patsiendi koostöös ja siis vastavalt patsiendi hammaste seisukorrale. Enam levinud viisid on meil siis hambaimplantaat, on sildprotees ja eemaldatavad proteesid. Implantaat on lõualuusse paigaldatav tehisjuur, kuhu peale pannakse kroon. Ehk siis implantaadiga saab asendada üksikuid hambaid ja mitut puudu olevat hammast. Implantaat on tänapäeval võib-olla siis kõige kasutatavam viis puuduva hamba asendamises, kuna ta näeb hästi loomulik välja ja tundub suus ka loomulik, ehk siis käitub nagu oma hammas. Sildprotees tähendab siis seda, et puuduva hamba naaberhammastele asetatakse kroonid ja nende kroonide vahele pannakse kunsthammas. Märkimisväärseks miinuseks võib-olla on asjaolu, et naaberhambad tuleb lihvida. Kui niikuinii naaberhambad vajavad kroone, ei ole sellest ju midagi, aga kui tegemist on täiesti puutumata hammastega, siis kahjustus, mis me sellega hammastele tekitame, on püsiv, et seda enam tagasi ei pööra. Eemaldatavad proteesid on siis samamoodi hea meetod hammaste asendamiseks, kui on puudu palju hambaid või kui patsiendile sildproteesi või implantaatide asetamine ei ole võimalik või patsient lihtsalt seda ei soovi. Miinuseks on see, et eemaldatav protees on ebamugavam. Puhastamiseks tuleb see suust eemaldada. Samuti võivad aja jooksul kinnitused natukene järgi anda ja protees muutub suus vähe ebastabiilsemaks. Hakkab loksuma ja avaldab sellega survet siis nii naaberhammastele kui ka igemetele. Kuld on juba aastakümneid hambaravis kasutusel olnud. Kuld mitte puhta kullana, kuna ta on pehme, vaid siis sulamine, mis teeb ta kõvemaks. Et kullast valmistatakse täiskroone ja osalisi täidiseid siis hammastele. Tänapäeval aga eelistatakse just esteetilises mõttes ikkagi valget krooni ja valget täidist. Hip-hop kultuuris, eriti USAs, on teemantiga kaetud kuldkroonid siis pigem moe ja staatuse sümbol. Neid ei kasutata puuduvate hammaste eemaldamiseks, vaid asetatakse ikkagi oma hammaste peale ja on suust eemaldatavad, et mina nimetaksin neid pigem hambaehteks. Eestis need veel nii populaarsed ei ole. Ükski inimene meie kliinikus neid küsima tulnud ka ei ole, aga ma tean, et mõned ehtekunstnikud valmistavad neid tellimustööna. Kuigi hambaarstina ma ütleksin, et ma neid väga soovitada ei saa, kuna see on ikkagi metallist ja asetatakse oma hamba emaili peale, mis võib emaili kahjustada.